Kas oled rõõmune, et õpetajad ei pea sinu riidevalikutest lugu ning teevad sinu suunas kamandavaid žeste? Ning kas sa kasutad endiselt söömiseks ainult kahvlit ning toetad oma küünarnukid söögilaua peale? Palun. Ega tegelikult ka, muretsemiseks ei ole põhjust. Las ma lähen ehk koolimajja ja näitan, kuidas siin koolis Gustav Adolfi gümnaasiumis need nõuded kehtivad ja kuidas neid järgida tuleb. Teretamine on viisakuse võti. See näitab austust teiste suhtes, toob naeratuse näole ning mis veelgi enam, see näitab sinu enda lugupidamist. Tere, õpetaja! Tere, Hugo! Vot nii lihtne see ongi. Söömine nii kaagis kui ka enda kodus peaks toimuma alati kahvli ja noa abil. Supi ja magustoidu söömiseks piisab ainult lusikast. Lisaks sellele, mitte ükski endas lugupidav kaagiõpilane ei lärma ega tõsta oma häält nii sööklas, klassiruumis või isegi kooli koridorides. Las ma räägin. Minu isa, Gustav 19. Adolf, ütles kunagi nii. Inimene, kes on ruumis kõige kõvema häälega, vot seesama inimene, ta on tavaliselt kõige suurem argpülas. Nagu me juba Leonardilt nägime, ei ole Kaak kui spordihoone, kus me käime Nike Tech fliisides või kanname ülevõlli meiki. Ei, Kaak on midagi enamat, midagi kvaliteetsemat, midagi kaunimat. See on koht, kus meie riietus peegeldab meie iseloomu ning kui teised näevad sind dressides või riietes, mis on räbalad, siis tea, et endast head muljet see teistele ei jäta. Nii oma eakaaslastele kui ka õpetajatele piisab hea mulje jätmisest juba see, kui sa kannad neutraalsetes toonides sviitreid, pükse ja särke või ilma logota pusa. Ja palun, ma südames palun, ilma kapuutsita. Tihtipeale, kui ma siin istun, näen ma, kuidas mingi vanem koolikaaslane kiusab nooremat koolikaaslast ja mul tekib selline idee pähe, et kas ei oleks parem, kui sa lihtsalt ei oleks seda kiusanud? Mõtle, äkki ta oleks sinuga tahtnud suhelda, äkki teist oleks saanud head sõbrad ja jumal teab, äkki ta oleks koos väljas käinud, oleks väga lõbus olnud. Aga ei, selle asemel see inimene sind väldib, ta ei suhtle sinuga ja ta ei taha sinust kuulda ega näha midagi. Ja tihtipeale see on üldse see, et kui see, kes kiusab inimest, ta ei väldi oma kiusat seepärast, ta kardab teda, vaid seepärast, et ta ei taha lihtsalt olla ebameeldivas seltskonnas. Nagu Leonard isa ütles, ela ise ja lase ka teistel elada. Üks asi veel, mida ma sooviks kõigile meel tuletada, on see, et millal tuleb plaksutada. Nii et iga kord, kui käib koolihümn, koolilaul või ka Eesti hümn, siis me jääme seisma ja hoiame käsi enda kõrval. Kui te olete praeguse seisuga terve selle õppefilmi jooksul vaadanud TikToki videoid või Instagram riile, ega mul midagi tarka väga enam öelda ei ole. Kui me arvestame, et umbes iga 2-3 sekundiga uut videot vaadanud, siis selle õppefilmi jooksul olete umbes näinud 70-80 uut videot ja ma väga ei usu, et sa midagi tarka oled sealt õppinud. On Ülo Tuuliku ütlus, loll kannatab, aga tark muutub.